Oota, teeme nii, sinna on puudutatakse on mängupaljad. Opa tiiverismaalased. Suure koja, 9-meetrise koja kate vajab remonti, on siin talvel saanud ja augud on sees. Siin on lumelabidaga puhastamisel tekkinud augud ja seal taga on, siin on veel üks auk, 4 aastat vana ka ja siin juhtus siis siuke asi, et suitsuklappi latil oli ilmselt mingi oksakoht, mis tegi sinna augu sisse tuulega siin õõrus. Ja seal on korralik pragu. Talvel teibiga üritatud kinni panna, aga ühesõnaga tuleb maha võtta kõik see 9 meetrit. Ja selleks, et see maha võtta, on vaja siit sinna üles ulatuda. Mul jääb umbes 2,5 meetrit puudu, et ülemine nööp lahti saada. Nii et meil on vaja redelit ja kõigepealt siis näitangi teile, kuidas redelit teha. Selleks teeme seda indiaani stiilis, mis võis olla väga vabalt preerianomaadidel kasutusel, et püstkohalatid kiirelt redeliks ja kohe saan näidata, kuidas asi käib. Kusagilt siit seome kinni redeli. Kõigepealt seasõrg. Alustuseks sobib hästi. Oleme oksakoha peale. Nöörid omavahel risti. Seasõrge saab igaüks guugeldada. Ja siis tõmbame kinni. Nii. Telefon lendab. Mina tegin niimoodi, jätsin siia aasa, mitte ei tõmmanud seda teist otsa läbi, et seasõrg poob ennast päris kõvasti kinni ja kui siin aasa ei ole, vaid ma tõmban selle otsa siia lõpuni välja, siis on jube nöök seda hiljem lahti saada. Aga nüüd on hästi. Ja nüüd ei ole muud, kui lasen siit 3 korda üle. Kamerad, väga. Nii, oldi üle. Sorry, kellegi näpp on siin ees, ma ei tea kelle. Ja nüüd lasen paar tiiru siit vahelt, tekitan hinge siia, et meie redel saaks käia laiali. Ja tõmban selle opadi. Nii. Ja selle kohe kõvasti kinni. Opsti, hea küll. Ei lähe kuskile. Ja nüüd siia seasõraga kinni ka. Nii, olemas. Redeli esimene setup on valmis. Teine osa ma võtan siit. Nii. Ma saen endale ma arvan 2-3 redeli pulka. Esimene kõige pikem, sest see jääb nagu 3 jalg redel. Ma arvan umbes siit. Üks. Seda teravat otsa ei taha. Teine kusagilt äkki siit. Nii. Siit saab 3. ka või. Piisavalt tugev, et ma alla ei kukuks. Noh, 3 astet 2,5 meetri peale minusugusele jörmile on küll. Nii, vaatame, mis teil siin toimub. Aga jaa, nüüd on niimoodi, et paneme selle kaamera lähemale siia. Travois on siis selle prantsuskeelne nimi äkki. Ma ei tea, kas on prantsuskeelest tulnud, aga see on siis selline lohisti, 2 püstkohalatist lohisti, mis pandi hobuse turja peale ja seal taga need jämedamad otsad siis
toimisid asjade ladustamisena. Kohe näitan. Ehk et kui ma olen praegu hobune, siis see on mul turja peal ja seal taga kuskil lohisevad need tagumised otsad all järgi. Ja siia alla pandis mingi võrk või rest nahast punutud või midagi. Ja üks põikipuu ka kindlasti, et ta laiali hoiaks. Ja siia sai panna majapidamiskraami ja vanurid või lapsed isegi lohisti peale hobusele järgi lohisema. Aga meil on terve veel. Ja hobuse järgi pandi üks kindlasti jäigalt, et üks pulk jäigalt, et ta tagant kokku lahti jookseks hobuse seljasse lohisti alumine ots. Aga mina panen ta lihtsalt siia sellise aasa tegin. Ja nüüd panen selle aasa siit iseenda alt läbi. Selle kui ta mahub. 2 korda mahtus ja siis panen redeli pulga siia. Nii ja saab hakka. Nii. Muidugi tuleb loota, et meil see vastu ka peab. Olen. Väikselt maha. Nii. Ja nüüd on tegelikult üsna kiire. Suitsuklapid ära. Et tuul ei hakkaks rapsima, siis on vaja see kähku alla lasta. Nii, vaata kus läheb. Nii, püüame siis selle alla lasta sealt nüüd. 9-meetrine sooloprojekt. Päris raske. Andsime ära. Nii lihtne ongi. Ja kate töötas siis ise purjena, et ta ilge laksuga vastu maad ei tulnud, siis läheb puri tühjaks. Ammu sinna poole kaldunud. See tõmbab vastu. Ma võtsin ma peal. No jah. Kui vähest kenne väiksem.
vaata, et sul ei libise peost läbi, põletab sul peod ära. Lase lahti, kui läheb. Mingi hetk läheb see jõud nii suureks, et see ju võib. Thanks.